eile öösel siis põhimõtteliselt jah, tere. Et ma siis palvetasin ja ma palvetasin ja ma palusin, et Jumalalt, et ta nagu midagi õpetaks või ütleks piibli kirjakoha järgi midagi. Ja siis palvetasin ja siis tuli üks kirjakoht. See oli siis Filiplastele 4:12. Oskan elada kehvalt ja oskan elada ka jõukalt. Olen kõigega ja kõigi olukordadega tuttav, nii kõhtu täis sööma kui nälgima, elama nii jõukuses kui ka puuduses. Et siis ma palvetasin veel ja siis mul tuli teine kirjakoht. See oli Timoteosele 6:8. Ja siis seal rääkis, et kui meil on aga elatist ja ihukatet, siis olgu neist meile küll. Ja siis need kaks nagu täpselt läksid kokku ja siis ma need märkisin ära ka niimoodi. Et siis see oli siuke nagu, see teine oli siis nagu, et me oleks nagu tänulikud sellest, mis meil on, et mõnel ei ole isegi kodu ja ei ole süüa, et selles mõttes, et nii kaua, kui meil on kodu olemas, siis on kõik hästi. Ja siis päeva poole täna, siis ma mõtlesin selle peale ja kui on ka mingi probleem, et siis mul tuli see meelde Matteuse 6:34, et seda on mulle ka varem räägitud, et ärge siis hakake muretsema homse pärast, sest küll homne päev muretseb iseenese eest. Igale päevale piisab oma vaevast. Et siis see oli ka nagu seostus, et kui sul ka on neid mingid, ma ei tea, kas ei ole piisavalt raha või ükskõik mis, et siis sa saad alati palvetada ja usaldada ennast nagu üleni Jumala kätte. Ja siis Jumal hoiab sind ja kaitseb. No ma palvetasin veel ja siis ma mõtlesin, äkki toob veel mingeid asju ja siis väga ei tulnud. Ja siis viimane oli, et Luuka 4:12 siis ütles, et ja Jeesus vastas talle, on öeldud, sina ei tohi kiusata issandat oma Jumalat. Ja siis ma olin nagu, no okei, ma panen nüüd siis piibli kinni ja et aitab küll, et kell on palju, et lähme magama, et aga jah, see on kõik siis.